tere kõigile! Täna vaatame 5 ajaloo kõige vihatumad naist. Mõnda süüdistati mõrvas ja reetmises, teistest said skandaali, ahnuse või poliitilise katastroofi sümbolid. Aga kas nad olid tõesti kurikaelad või kuulujuttude ja propaganda ohvrid? Alates kurikuulsatest kuningannadest kuni vastuoluliste armukesteni, need on mõnede ajaloo kõige vihatumate naiste lood. Tere kõigile! Täna uurime Lucrezia Borgia elu, Hispaania, Itaalia aadinaist, kes abiellus mitme silmapaistva Itaalia isandaga 15. ja 16. sajandi vahetusel. See oli kuulus periood Itaalia ajaloos. Renessansi ajastu, Michelangelo, Da Vinci ja Itaalia sõjad. Aga Lucrezia lugu oli sama kaasahaarav ja tema elu ümbritsesid paljud tumedad müüdid ja legendid. See on tema lugu. Lucrezia Borgia sündis 18. aprillil aastal 1480 Subiacos, mis tol ajal oli Rooma lähedal asuv linn, aga mis on tänapäeval Itaalia pealinna eeslinn. Tema isa oli Rodrigo Borgia, hispaanlane, kes oli pärit Valencia lähedalt, aga kes oli suundunud Rooma 15. sajandi keskel ja tema ema oli Vanessa di Catenei. Rodrigo peamine armuke. Ruumas ta tõusis kiiresti Rooma katoliku kiriku hierarhias oma onu Alfonso toetusel, kes valiti paavst Calixtus III aastal 1455. 1450ndate lõpuks Rodrigo oli kardinal, mõjukas ametikoht tollases sama mõjukas paavstiriigis, mis tollal kontrollis suurt osa Kesk-Itaaliast, kaugele väljapoole Vatikani. Aga Rodrigo ei olnud sugugi tavaline kardinal. Tal oli palju armukesi ja ta sai mitu last. Kuigi see polnud tol ajal kirikumeeste seas haruldane. Nendel aastatel valitses kirikus suur silmakirjalikkus, sest kuigi kuulutati tsülipaadi voorusi, need, kes olid kõrgetel ametikohtadel, eirasid seda oma salajases eraelus jultunult. Ja selle tõttu nende käitumine sai sel perioodil kiriku reformijate seas mõningase kriitika objektiks. Vanessaga Rodrigol oli 4 last. Ja Lucrezia sai oma õdede-vendadega hästi läbi, eriti oma vanema venna Cesarega. Nad mõlemad näitasid teineteise vastu suurt kiindumust. Ja Cesare mängis hiljem oma õe elus olulist rolli. Kuid see tugev side tõi hiljem kaasa sündeid kuulujutte. Olles ühe tolle aja silmapaistvaima usutegelase tütar, Lucrezia sai väga põhjaliku hariduse uues humanistlikus õppes, mis oli välja arendatud Itaalias renessansi ajastul ja mis keskendus Antiik-Kreeka ja Rooma autoridele. Teda juhendas Adriana Orsini Milanost. Orsini kaudu Lucrezia õppis mitu keelt selgeks ja hilisemas elus rääkis ta vabalt hispaania, katalaani, prantsuse, itaalia ja latiina keelt. Samal ajal, kui tema humanistlik haridus hõlmas tugevat alust Kreeka ja Rooma kirjanduses, retoorika, poliitika, loogika ja filosoofia, humanistliku õppekava põhiteemad. Lucrezia kasvas üles tormilisel perioodil Itaalia ajaloos. Kuigi Itaalia oli sellal Euroopa tsivilisatsiooni keskpunkt, selliste linnadega nagu Rooma, Firenze, Veneetsia ja Milano, mis tõmbasid tollaseid suurimaid kunstnikke poliitiliselt, poolsaarel valitses kaootiline olukord. See ei olnud ühendatud, vaid oli jagatud enam kui 2 tosinaks, suureks ja väikeseks linnriigiks. Kõige olulisemad olid merenduskaubanduse vabariigid Genova ja Veneetsia. Mitmed linnriigid põhjas, näiteks Milano, Ferrara ja Urbino hertsogiriigid, Firenze, Toskanas, mis näis olevat vabariik. Aga mida tegelikult valitses kuulus Medici perekond ja paavstiriik, mida valitseti Roomast Kesk-Itaalias. Lõunas Napoli kuningriiki ja Sitsilia saart kontrollis Hispaania. Veelgi enam, alates aastast 1494 puhkes sõdade jada, mida juhtisid Hispaania ja Prantsusmaa, kes olid rivaalid Itaalia poolsaare üle valitsemise pärast, kui Prantsusmaa hakkas püüdma omandada mõjuvõimu riigi põhjaosas. Kõik see oli Lucrezia jaoks oluline, sest tema isa korraldas talle mitu abielu, mis püüdsid tugevdada Borgia perekonna positsiooni selles labürindilaadses poliitilises olukorras. Kui ta oli vaid 10-aastane, Lucrezia isa lubas ta naiseks ühele Valencia isandale,
kuid see ja mitmed teised abielu kokkulepped tühistati. Järgnenud aastatel, kui Rodrigo poliitilised võimalused kõikusid 1490ndate alguses, muutus tema läbirääkimisjõud dramaatiliselt 1492. aasta augustis, kui ta võitis võistluse, et saada järgmiseks paavstiks. Paavst Aleksander VI. Ta suutis Lucrezia kaudu läbi rääkida palju soodsama abieluliidu. 12. juunil aasta 1493 ta abiellus seetõttu Giovanni Sforzaga, võimsa Sforza perekonnaliikmega, mis valitses Milano hertsogiriiki ja mitmeid teisi väiksemaid riike Põhja-Itaalias. See esimene abielu kestis vaid kuni aastani 1497. Selleks ajaks paavst oli otsustanud, et liit Sforzadega ei ole enam parim valik ja parema abieluliidu võiks Lucrezia kaudu läbi rääkida, kui abielu tühistataks. See lepiti Sforza poolt pärast mõningast survet nõuete kohaselt kokku ja ta allkirjastas üsna piinlikult dokumendi, milles ta kinnitas, et ei suutnud abielu täide viia, kuna oli impotentne. Ja see oli piisav alus abielu tühistamiseks. Kuid vastuseks arvatakse, et alandatud Giovanni Sforza hakkas levitama kuulujutte, mis väitsid, et Lucrezia oli seksuaalsuhetes oma vendade ja isaga. Selleks ajaks Lucrezia oli jõudmas täiskasvanu ikka ja levisid kuulujutud, et ta oli tühistamise ajal rase, sest tal oli keelatud suhe oma isa teenistuses töötanud kammerhärra Pedro Calderoniga. Järgnenud sündmused on hämarad. Lucrezia kadus mõneks ajaks avalikkuse eest ja võis järgnevatel nädalatel sünnitada oma esimese lapse, kelle isa oli Calderon. Siis Calderonist sai Borgia perekonna piinlike probleemide halastamatu kõrvaldamise ohver. Ta leiti surnuna Tiberi jõest 1498 aasta alguses. Tema teine abikaasa Alfonso Aragoniast kohtas sarnast verist saatust. Alfonso oli Hispaania kuningliku perekonna nõbu, olles pärit Aragoni kuninglikust suguvõsast, kelle kuningaks oli Fernando Aragoniast, üks kahest Hispaania monarhist. 15. sajandi lõpus koos oma abikaasa Isabellaga. Lucrezia abiellumine Alfonsoga aastal 1498 oli osa tema isa otsusest ajutiselt toetada hispaanlasi Itaalia sõdades. Kuid see abielu kestis vaid nii kaua, kuni paavst Aleksanderi diplomaatiline ümberorienteerumine kestis. Kuigi see oli hea abielu, kuna mõlemad olid sama vanad ja räägiti, et nad armusid sügavalt. Aastal 1500 Borgia otsustas taas Prantsusmaad toetama hakata. Seega, Borgiad vajasid, et Alfonso oleks kadunud ja ta leiti peagi Roomast samuti surnuna. Lucrezia võis olla tema mõrvas kaasosaline. Kuigi abielust oli juba sündinud poeg, kes sai nimeks Rodrigo oma vanaisa paavsti järgi. Lucrezia kolmas ja viimane abielu järgnes 2 aastat hiljem. See oli tema seni kõige silmapaistvam abielu ja võib-olla just sellepärast see kestiski. Tema uus abikaasa oli Alfonso d'Este, Ercole d'Este poeg ja pärija, olulise Põhja-Itaalia linnariigi Ferrara hertsog. Ta pidi peagi oma isa järglaseks saama ja sai ise hertsogiks aastal 1505. Abielu tähistati 1502 aasta alguses ja see kestis kogu Lucrezia eluaja. See tõi lõpuks kaasa mitu last. Kuigi nende laste põlvnemine võis olla vaieldav, kuna Lucrezia, nagu ka tema uus abikaasa, oli nii 15. sajandi esimesel kui ka teisel kümnendil seotud mitmete armusuhetega. Nende hulka kuulus pikaajaline suhe Lucrezia ja Mantova markii vahel, Francesco Gonzaga, ja eraldi suhe renessansajastu helilooja ja kirjandusteoreetiku Pietro Bemboga, keda peeti laialdaselt Toskaana Itaalia murde vormistajaks, mis hiljem sai kogu poolsaarel kasutatavaks itaalia keele standardversiooniks. Lucrezia perekondlikud suhted ning arvukad armusuhted ja abielud muutsid ta 15. sajandi lõpu ja 16. sajandi alguse Itaalias mahlaka kuulujutu ja paljude müütide keskpunktiks. Alustuseks levis palju kuulujutte sohilastest, keda ta oli saanud oma armukestega. Esimene neist oli Giovanni, kes sündis 1498 aasta alguses, kelle kohta räägitakse, et ta oli Lucrezia õnnetu armuloovili Calderoniga.
kuigi Giovanni päritolu on endiselt vaidluse all. Lisaks, süüdistused intsestilises suhtes oma vennaga, Cesare, olid tema eluajal laialt levinud, eriti pärast seda, kui tema teine abikaasa mõrmati Roomas. Aasta on 1500 ja Cesaret kahtlustati laialdaselt mõrva tellimises. Siiski on ebatõenäoline, et sellel oli mingit pistmist mingi veidra armastaja armukadedusega, vaid pigem oli see seotud Cesare tollaste poliitiliste tegevustega. Lucrezia vend oli tegutsenud nende isa heaks. Paavstikindral, laiendades paavstiriigi maa-alasid Kesk-Itaalias 1490ndate lõpus. Ja tema otsus tappa Alfonso Aragoniast aastal 1500 oli puhtalt poliitiline otsus, mis oli seotud paavstiriigi diplomaatilise ümberorienteerumise ja liiduga Prantsusmaaga sel ajal. Lucrezia sai samuti endale femme fatale'i maine, kes võrgutas mehi oma tahtmise järgi ja võis neid sama lihtsalt mürgitada. Näiteks räägiti temast kuulujutte, et ta kandis õõnsat sõrmust, mis avanes ja võimaldas tal valada mürki oma aimamatute ohvrite jookidesse. Kurikuulus juhtum, millest ta väidetavalt osales, oli kastanite bankett pidu, mis korraldati Roomas 30. oktoobril 1501. Siin Lucrezia, tema vend Cesare ja nende isa, paavst Aleksander. Väidetavalt osalesid nad Rooma aadli ja 10 linna kurtisaanidega piiripealses orgias. Selle banketi kohta on ainult üks kirjeldus tolleaegse paavstliku õukonna tseremoonia meistri poolt, Jean Bouchard. Ja nüüd arvatakse, et see lugu võidi täielikult välja mõelda, et mustata Borgia perekonna nime. On siiski võimalik, et Lucrezia polnud ei saatuslik naine ega ka oma armuelus eriti skandaalsem kui ükski teine hilisrenessansi Itaalia aadlidaam. Pole kahtlusti, et kaasaegsed pidasid teda eriti atraktiivseks, kuid tema hea välimus ei pidanud tingimata viima mingisuguse eriti räpase käitumiseni. Pigem tundub, et ta oli häbimärgistatud oma perekonna üsna kahtlaste tegude tõttu 15. sajandi 90ndatel ja 16. sajandil. Tema isa, paavst, kelle nimi oli Rodrigo Borja, omas mitmeid armupesi ja julgustas oma poega rajama oma enda kuningriiki Kesk-Itaalias, kasutades selleks Rooma pühatooli ressursse. Ja Cesare oli kõige kurikuulsam renessansajastu isand, kes paiskas Kesk-Itaalia 15. sajandi 90ndatel aastatel kaosesse. Ja väidetavalt mõjutas ta tugevalt Niccolo Machiavellit, kui see mõned aastad hiljem asus kirjutama oma kurikuulsat poliitilist traktaati Valitseja. Lucrezia täiskasvanelu möödus Este õukonnas Ferraras, kus tema 3. abikaasast sai 1505. aastal hertsog. Nagu märgitud, ta oli seotud mitmete armusuhetega, kuigi see polnud hilise renessansiaegse Itaalia standardite järgi sugugi ebatavaline. Seda muutis keerulisemaks üks tema armukestest, Francesco Gonzaga, kes nakatus süüfilisse umbes nende suhte ajal või vahetult enne seda. Sugulisel teel leviv haigus, mis jõudis Euroopasse laastavate tagajärgedega 15. sajandi lõpus, pärast eurooplaste kokkupuudet Ameerikaga. Kuigi seda on tänapäeval lihtne antibiootikumidega ravida, varaosajal see hävitas aeglaselt keha, alates lööbest suguelundite piirkonnas. Seejärel levis edasi üle kogu keha ja lõpuks põhjustas see deformatsioone ja sageli ka kehaosade kokkuvarisemise, näiteks nina, kui haigus kestis kuid või aastaid. Ometi ei nakatunud Lucrezia ilmselt Francescot selle haigusega, millele naised on vähem vastuvõtlikud. Tema isa paavst Aleksander suri 1503. aasta augustis. Ta oli kummaline mees, halastamatu renessansi vürst, kes rikkus kõiki oma ametiga seotud reegleid, kuid keda mõned tolleaegsed teised paavstid meenutasid siiski soojalt. Pärast enda isa surma, kui tema positsioon oli nõrgenenud, Cesare hakkas kaotama kontrolli mõnede Kesk-Itaalia alade üle, milled oli vallutanud 15. sajandi 90ndatel aastatel. Ta arreteeriti lõpuks Aragoni kuninga Fernando poolt ja viidi 1504. aastal Hispaaniasse. Ta veetis seal üle 18 kuu vanglas, enne kui põgenes ja alustas riigi põhjaosas ülestõusu, mis lõppes tema surmaga 1507. aasta märtsis. Nii juhtuski, et mõne aasta jooksul 1500. aastatel
Lucrezia läks mõne aastaga Itaalia ühe mõjukaima perekonna tütrest üksildaseks naiseks, kes pärines langenud Borgia suguvõsast. tal oli vähemalt 8 last, kelle seaduslikkus oli küsitav ja võib-olla koguni 10, sõltuvalt 2 teise päritolust. Siiski oli tal ka mitmeid raskeid rasestumisi ja raseduse katkemisi 15. ja 1500. aastatel. Ja lõpuks see oli just see keeruline rasestumise sünnituslugu, mis viis tema surmani. 1519. aasta 14. juunil ta sünnitas tüdruklapse, kes ristiti Isabellaks. See oli Lucrezia jaoks taas keeruline rasedus ja seekord ta ei taastunudki täielikult. Ta jäi pärast sünnitust haigeks ja kuigi järgnenud nädalal läks tal mõneks päevaks paremaks, tema seisund halvenes ja ta suri 24. juunil 39-aastaselt. Ta maeti Ferrara Corpus Domini kirikusse, viimane tähtis isik tormilises Borgia dünastias, mis oli olnud Itaalias nii silmapaistev alates 15. sajandi keskpaigast. Lucrezia on olnud üks enim uuritud naisi varauusaegses Itaalias, alates oma surmast. Näiteks aastal 1833 suur prantsuse kirjanik Victor Hugo kirjutas tema järgi nimetatud näidendi, jutustades tema elu üht versiooni. 20. sajandil ja 21. sajandi alguses temast on ilmunud arvukalt raamatuid ja filme, telesarju ja isegi videomäng. Nendes paljud kuulujutud, mis teda eluajal ümbritsesid, on olnud silmapaistval kohal. Caterina de Medici oli kuulsa Firenze Medici perekonna liige. Ta abiellus tulevase Prantsusmaa kuningaga ja sai kuningannaks. Kuid tema abikaasa suri enneaegselt, jättes ta oma poegi juhatama. Varsti kujunes tal kurja ja võimujanulise kuninganna maine, kes mürgitas oma vaenlasi ja tappis teisi. Ent tal olid ka seosed okultismiga. Aga kas mõni neist tumedatest kuulujuttudest oli tegelikult tõsi? See on tema lugu. Caterina de Medici sündis 13. aprillil 1519 Firenzes. Firenze vabariigi pealinnas, mis valitses Toskaana ja Kesk-Itaalia üle varauusajal. Kuigi linn oli nimeliselt vabariik, oli seda alates 14. sajandi lõpust peaaegu katkematult valitsenud Medici pangaperekond. Nad olid samuti mänginud olulist rolli Itaalia renessansis. Ja Caterina oli Lorenzo suurepärase lapselaps, kes oli toetanud ja soosinud Leonardo da Vincit, Michelangelot ja Sandro Botticellit teiste seas. Kuigi Itaalia renessansi ajastu oli Itaalia poolsaarel suurte kultuuriliste saavutuste aeg, see oli ka sügava poliitilise ebastabiilsuse aeg, kuna Prantsusmaa ja Hispaania, tollased Euroopa suurriigid, võitlesid ülemvõimu pärast Itaalia arvukate väiksemate linnriikide üle. Caterina sünniajal. Medici perekond kaldus Prantsusmaa poole ja selle tulemusena, kui ta oli vaid 14 aastat vana ja pärast tormilist lapsepõlve, kus mõlemad tema vanemad olid surnud, enne kui ta oli saanud 1-aastaseks, Caterina abiellus Henri de Valois'ga, Prantsusmaa kuninga François I teise vanima pojaga. Abielu oli alguses keeruline. Dünastiilise liidu eesmärgid luhtusid aastal 1534, kui Giulio de Medici, kes paavst Clemens VII oli Prantsusmaaga liidu läbi rääkinud, suri. Tema järglane, paavst Paulus III, nüüd suunas paavstuse toetuse Hispaaniale ja katkestas paavstiku pensioni, mida Caterina oli saanud abieluliidu osana. Lisaks, prints Henri ei tundnud abielu algusaastal pruudi vastu eriti huvi, vaid pidas selle asemel mitut armukest ja oli isegi ühte neist armunud. Kaunise Diane de Poitiesse, naisesse, kes oli Henrist 20 aastat vanem, aga kelle kohta öeldi, et ta nägi välja palju noorem. Pealegi, nende abielu esimese 10 aasta jooksul paaril ei õnnestunud lapsi saada. See tegi Caterina, naine, keda peeti outsideriks, veelgi ebapopulaarsemaks Prantsusmaal. Selle tulemusena ta proovis erinevaid kummalisi segusid, et rasestuda. Ja kui tal lõpuks õnnestus rasestuda, hakkasid levima kahtlused, et ta tegeles okultismi või nõidusega. Kuid aja jooksul läksid asjad paremaks. Caterinat kiitis Prantsuse õukond tema harituse ja peenuse eest.
aastad möödusid ja ta mängis olulist rolli renessansi levimisel põhja poole Pariisi Prantsuse õukonda. Lisaks alates 1544. aastast. Henrik ja Katariina hakkasid lapsi saama. Kui üks sündis, järgnesid kiiresti teised ja kokku sündis 14 aasta jooksul 10 last. Neist 7 jõudsid täiskasvanu ikka. Katariina oli nüüd samuti kuningannaks saamise järjekorras eespool. Aastal 1536. Henry vanemvend Franciscus, nende isa Franciscus esimese määratud troonipärija, sai palavikku ja suri. Henry oli nüüd kuninga määratud troonipärija ja kui kaua valitsenud monarh lõpuks 1547. Aastal suri. Henry tõusis troonile Henry teisena ja Katariina sai tema kuningannaks. Nende suhe aga jäi mitmel tasandil jahedaks ja Henry ei lubanud oma naisel mingit tegelikku poliitilist võimu kasutada. Katariina hoiti enamasti tagaplaanil, samal ajal kui Henry armuke Diane sai kogu tema tähelepanu, samuti tiitleid, valdused ja palju kingitusi kallite rõivaste ja hete näol. Henry määras isegi Diane'i Catherine'i õuedaamiks. Sellel ajal Catherine hakkas teadustega tegelema ja teda hakkas huvitama astroloogia, astronoomia ja füüsika. Ta sai ka sõbraks tuntud selgeltnägijaga Nostradamusega ja selle tõttu hakkasid levima jutud tema huvist musta maagia ja nekromantia vastu. Samuti väideti, et tal olid agendid, kes kasutasid mürki tema vaenlaste tapmiseks. Ja kuigi kõik see on küsitav ja tõenäoliselt liialdatud, on teatatud, et tema Prantsusmaal viibimise ajal vastumürgi müük kasvas hüppeliselt. Siis aastal 1559. Henry hukkus kummalises turniiriõnnetuses mängude ajal, mis korraldati Hispaaniaga rahu sõlmimise tähistamiseks pärast aastakümneid kestnud sõdu. Seega, Katariina sattus poliitilise algajana Prantsusmaa valitseja rolli, olles kuninganna reegendina oma poja nimel, uue kuninga François teise nimel, ja ta püsis järgmised 30 aastat Prantsuse poliitikas silmapaistval kohal. Lõpuks Franciscus teise valitsemisaeg osutus samuti lühiajaliseks, kuna ta suri 1560. Aasta detsembris, vaid 17 kuud pärast kuningaks saamist ja olles ise alles 16-aastane. Pole selge, millest seda suri, kuid kõige tõenäolisem põhjus oli meningiit. Talle järgnes tema noorem vend Karl, kes sai kuningas Karl 9. Uus monarh oli vaid 10-aastane ja Katariina pidi tema huvide eest veel aastaid võitlema. Kui ta kasvas üles Prantsuse poliitikalabürindis 16. sajandi keskel, Katariinal oli palju tööd ees, sest Prantsusmaa oli jäänud lapse kuninga juhtida just sel hetkel, kui riik vajas tugevat keskset juhtimist. Kõige selle keskmes oli religiooni küsimus 15. sajandi 30. ja 40. aastatel. Protestantism oli levinud Saksamaalt läände, Lääne-Euroopasse. Tänapäeva Hollandi ümbruses olevad madalmaad ja Šveitsi kantonid olid kiiresti muutunud piirkondadeks, kus protestandid olid ülekaalus. Siiski, olukord Prantsusmaal oli keerulisem. Mõnes riigi osas, näiteks Põhja- ja Loode-osas Normandia ja Bretanni ümbruses, jäid inimesed valdavalt truuks roomakatoliiklusele, kuid suured Prantsusmaa lõunaosad, eriti need, mis asusid Lääne-Šveitsi ja Genfi linna läheduses, võtsid omaks protestantismi. Neid Prantsuse protestante hakati kutsuma hugenottideks ja nad võitlesid usuvabaduse eest Prantsusmaal. Nad olid nii pühendunud, et 1562 aastal alustasid hugenotid sõda Prantsuse valitsusega, et saavutada usuvabadus. See oli Prantsuse ususõdade algus, mis vaevasid Prantsusmaad kogu ülejäänud 16. sajandi jooksul. Katariina oli ususõdades keskne tegelane, mille jooksul ta leidis end kahe leeri vahel vahendajana. Ühelt poolt hugenottide, keda juhtis Gaspard de Coligny, ja teiselt poolt ultrakatoliiklik Guise'i suguvõsa. Puisede fraktsioon püüdis kogu 1560. jooksul monarhiat kontrollida ja noore Charlesi valitsust domineerida. Catherine'i eesmärk oli leida vastandlike jõudude vahel kesktee ja saavutada oma pojale parim võimalik tulemus, kui ta saab täisealiseks. Seetõttu
ta oli silmapaistev Prantsuse poliitikute leeris, kes nimetasid end sel ajal poliitiikideks. Need, kes seadsid poliitilise stabiilsuse ja rahu esikohale, asetades need kõrgemale nii radikaalsest katoliiklusest kui ka protestantismist. Nende eesmärkide saavutamiseks Katariina kõikus aeg-ajalt hugenottide vastu sõjalise sekkumise toetamise ja nendega läbirääkimiste pidamise vahel. 1560. aastatel ta püüdis sageli tasakaalustada Guise'i perekonna tohutut mõju, mille nad olid omandanud riigi katoliiklaste seas. Ta pidas läbirääkimisi ka mitmete abieluliitude sõlmimiseks. Charles abiellus ise 1570 aastal Austria Elisabethiga, Püha Rooma keisri tütrega Maximilian teisega. Ta püüdis samuti pidada läbirääkimisi abieluliidu sõlmimiseks Inglismaa protestantliku kuningannaga Elizabeth I-ga, ühe oma noorema poja abielu kaudu temaga ja läbirääkimised võimaliku kihluse üle François'ga, Alencioni ja Anjou hertsogiga venisid kuni 1570. lõpuni. Siiski, see oli abieluliit, mille Katariina korraldas oma tütre Margarete ja Henri Bourboni vahel Navarra vürsti aastal 1572, mis viis sündmusteni, mille eest Katariinat kõige rohkem hukka mõistetakse ja mäletatakse. Henri Bourbon oli väikese Navarra vürstiriigi vürst Edela Prantsusmaal, mööda Püreneede piiri Hispaaniaga. Kuigi ta oli ise vürst, oli ta ka Prantsuse krooni alam. Aga abieluliiduga kaasnes veel üks probleem. Andri oli protestant ja oli 1570. aastate alguses hoolimata oma noorusest saanud üheks Prantsuse hugenottide juhiks. Seetõttu kuningas Charles Jõe ja Andre abielu korraldati selleks, et lõpetada ususõjad. Ja ka Katariina lootis, et selle käigus vähendada Guise'i perekonna mõju. Seega, Henri ja Margarete abiellusid 18. augustil 1572 Pariisi Jumalaema kirikus. Sellegipoolest, Henri ja Margarete pulmad jäid varju sündmuse tõttu, mis toimus nädal hiljem. Pulmade ajal kogunesid tuhanded Henri poolehoidjad Pariisi ja kui Prantsuse hugenotid uitasid katoliikliku Pariisi tänavatel, hakkasid linna pinged kasvama. Need pingd läksid nüüd üle keema 23. augusti ööl, 5 päeva pärast pulmi ja 24. augusti hommikuni. See oli Püha Bartolomeuse päev. Püha Bartolomeuse päeva veresaun, nagu seda hiljem tunti, oli üks kurikuulsamaid usulise vägivalla juhtumeid, mis toime pandi ususõdade ajal, mis vaevas Euroopat sajandi jooksul pärast protestantlikku reformatsiooni. Massimõrva vallandanud sündmus oli katse tappa Gaspard de Coligny'd, oma aja üks juhtivaid hugenotte 22. augustil. Selle tulemusena pinged Pariisis kasvasid ja 23. kuupäeva ööl. See kulmineerus, kui katoliiklased kogu Pariisis hakkasid ründama tuhandeid hugenotte, kes linna külastasid. 24. kuupäeva hommikuks. Vägivald oli laialdaselt levinud ka väljapoole Pariisi ennast. Selleks ajaks, kui see lõppes, vähemalt 5000 inimest, enamasti Prantsuse protestandid, olid tapetud ja võib-olla koguni 20 000. Samal ajal kui surnukehad ja veri kattis Pariisi kesklinna tänavaid. Katariina sai peagi hukka mõistetud selle eest, et ta oli veresauna algatanud ja oletus, et just tema õhutas vägivalda ning ei suutnud panna oma poega, kuningas Karl IX peatuma. See viis selleni, et talle kujunes maine kui mustale kuningannale või osavale manipulaatorile. Selles valguses Katariina peeti selleks, kes korraldas oma tütre ja Navarra Henri abielu. See oli vahendiks hugenottide juhtkonna ja nende järgijate Pariisi meelitamiseks, kus ta siis korraldas nende tapmise Püha Bartolomeuse päeval. Kuid hoolimata sellest, et Katariina kujutati selles valguses, ta ei olnud tegelikult vägivalla eest vastutav. Mõrvakatse Coligny vastu, mis viis otse järgmisel ööl toimunud veresaunani, oli tõenäoliselt Guise'ide perekonna töö, kes soovisid nurjata võimaliku liidu krooni ja hugenottide vahel. Pealegi Katariina kutsus tõepoolest kuningliku nõukogu kokku 23. augustil. Enne veresauna püüdes taastada Pariisis korda enne, kui veri valatakse. Et see ebaõnnestus oli tingitud tema pojast Karlist, nõrk ja ebaefektiivne valitseja, kelle tegevusetust süvendasid teated, et ta pomises.
23 kuupäeval oma nõuandjatele tapke nad kõik ära. seega Katariina maineb Pärtjõe veresauna peaarhitekt. Sündmus, mis tekitas protestantides kogu Euroopas veel aastaid pahameelt, on peaaegu kindlasti põhjendamatu. Katariina roll Prantsuse poliitikas jätkus ka pärast 1572 aasta sündmusi. 2 aastat hiljem Karl suri tuberkuloosi, ilma et tal oleks olnud pärijat. Seetõttu Katariina vanuselt järgmine poeg Henry sai nüüd kuningaks Henry III. Siiski uus monarh viibis sel ajal Poolas, kus ta oli kandidaat Poola-Leedu Ühendriigi troonile. Seetõttu mõnda aega aastal 1574 Katariina sai taaskord oma äraoleva poja nimel reegendi kuningannaks ja ta jäi Henry nõunikuks kogu tema valitsemisaja jooksul. Siiski Prantsuse avalikkus ei armastanud teda eriti ja teda süüdistati sageli kõigis probleemides, mis tekkisid. Seda silmas pidades aastal 1574 anonüümne autor avaldas teose, mis oli tema suhtes äärmiselt kriitiline ja nii kinnistus Katariina maine kui kurja kuningannana veelgi. Tema valitsemise ajal Katariina kohta visati ringi lugematul hulgal süüdistusi. Nende hulka kuulusid süüdistused, et ta mürgitas Navarra Henry ema, et tal oli oma lossis tuba, mis oli täis mürke ja et ta isegi hankis prostituute oma hiljuti surnud pojale, kui too oli veel üsna noor. Aastal 1577 üks Pierre Lestualle kirjeldas pidusööki, mille korraldas Katariina. Siin väitis ta, sellel toredal pidusöögil õukonna kõige ilusamad ja võluvamad naised olid lauateenijatena ametis. Poolpaljalt, juuksed lahtiselt nagu pruutidel. Kuid see oli ilmselt üsna otsitud. Ta polnudki seal 1570-ndatel ja 1580-ndate alguses. Katariina püüdis vapralt takistada Prantsusmaad veelgi suuremasse rahutusse langemast. Ususõjad jätkusid, kuid tal õnnestus edukalt oma poegi suunata kuningas ning Alençoni ja Anjou hertsog 1570. aastate lõpus Hispaaniaga uut sõda alustamast, milleks kroon oli täiesti ettevalmistamata Prantsusmaa sisemise ebastabiilsuse taustal. Ta suutis ka mingil määral piirata Guisede mõjuvõimu, kuid nad jäid siiski riigi pingelises poliitikas pinnuks silmas, ähvardades korduvalt sõlmida Hispaaniaga omaette liit ja tuua riiki Hispaania mäed hugenottide vastu. 1580. aastate keskpaigaks Katariina oli eakas ja üha haigem ja suri 5. jaanuaril 1589, 69 aasta vanuselt. Vaid 9 kuud hiljem tema poeg Henry III mõrvati Pariisi lähedal Jacques Clemondi poolt, katoliiklasest fanaatik, kes oli rahulolematu monarhi soovimatusega Prantsuse hugenottidega otse vastu astuda. Henry suri ise ilma meessoost pärijata ja tema noorem vend Franciscus oli surnud mõned aastad varem. Nii et nüüd, kummalise saatuse keerdkäiguna, Navarra Henry, kes abiellus 17 aastat varem Catherine'i tütre Margaretaga, oli vallandanud Püha Bartolomeese ööveresauna, sai uueks kuningaks. Kuningas Henry IV ta nõustus peagi katoliiklusse pöörduma, kui see tähendaks ususõdade lõpetamist, kuulsad kuulutades, et Pariis on missat väärt. Aastal 1598 ta lõpetas usulise konflikti, kui ta andis välja Nancy edikti, mis andis Prantsuse protestantidele kaua otsitud usuvabaduse. Seega, Prantsuse ususõjad lõppesid, aga mitte Katariina poegade poolt, vaid mehe poolt, kellele ta 1572 aastal oma tütre mehele andis, mis oli eelmänguks ühele Prantsusmaa kõige traagilisemale ja kurikuulsamale sündmusele aastal 1936. Edward VIII sai Ühendkuningriigi kuningaks. Ta oli otsustanud abielluda Wallis Simpsoniga, Ameerika seltskonnadaami ja mitu korda lahutatud naisega. Kuid see viis peagi poliitilise kriisini ja kuninga troonist loobumiseni. Järgnenud aastatel puhkesid uued skandaalid. Ja on isegi spekuleeritud, et paar kavandas koos natsidega midagi kurja kuulutavat. Aga selleks, et mõista, kuidas see veid juhtus, peame minema tagasi 19. sajandi lõppu. Järeltulevatele põlvedele, tuntud kui Wallis Simpson, sündis tegelikult Bessie Wallis Warfieldina 19. juunil 1896 Monterey Innis Blue Ridge Summitis, Pennsylvanias.
ta sündis silmapaistvas Baltimoori äriperekonnas. tema isa oli Henry Warfield, jahukaupmees, kes teenis selle tagasihoidliku toote müügist piisavalt raha, et 1875 aastal rahastada oma kampaaniat Baltimoori linnapeaks saamiseks, kuigi see kampaania osutus lõpuks ebaõnnestunuks. Wallise ema Alice pärines samuti äriperest. tema isa oli William Montague, 19. sajandi lõpu edukas börsimaakler. Vaatamata oma vanemate jõukusele, Wallise lapsepõlv oli raske. tema isa suri tuberkuloosi novembris 1896, vähem kui 6 kuud pärast tema sündi. asja tegi hullemaks see, tema ema suhted oma perega olid pingelised, võib-olla seetõttu, et Wallis oli sündinud väljaspool abielu. Seetõttu Alice ja Wallis olid sõltuvad Henry Warfieldi venna heategevusest. Solomon, Wallis onu, suure osa Wallise noorusest, mil ta Baltimooris üles kasvas. selle aja jooksul Wallis paistis koolis silma ja tõusis 1910. aastatel esile intelligentse noore naisena. 8. novembril 1916 Wallis abiellus Earl Winfield Spencer Junioriga, Ameerika Ühendriikide mereväe piloodiga, kellega ta oli kohtunud veidi üle 6 kuu varem Floridas käies. see ei olnud õnnelik abielu. peagi selgus, et Spencer oli alkohoolik ja talle meeldis isegi purjus peaga lennata. ta kukkus kord merre, aga pääses peaaegu vigastusteta 1910. aastate lõpuks. suhe oli katki läinud ja Wallis ja Earl olid osaliselt lahus. Nad jäid abiellusse kuni 1927. aastani, aga paljude aastate jooksul nägid nad teineteist harva, kuna ta viibis erinevates Ameerika Ühendriikide sõjaväebaasides, samal ajal kui Wallis reisis regulaarselt välismaale, veetes aega Hiinas, Hongkongis, Pariisis ja teistes kohtades. 8 kuud pärast seda, kui Wallise lahutus tema esimesest abikaasast oli lõplikult vormistatud, ta abiellus Ernest Aldrich Simpsoniga, Ameerika laevandusettevõtja, kellel olid ulatuslikud ärihuvid Suurbritannias. seetõttu nad abiellusid Londonis ja just siin elasid nad peamiselt järgmised mitu aastat. abieluõnn ei kestnud kaua ja mõlemad olid truudusetud, kuigi nende abielu kestis paberil peaaegu 10 aastat. sellest teisest abielust lapsi ei sündinud ega ka ühestki Wallise teisest liidust. just oma abielu ajal Ernestiga kohtus Wallis Edwardiga, Walesi prince, Briti troonipärija. see oli 1931. aasta jaanuaris. Nad jäid pärast seda tuttavateks, kuid näib, et alles 1934. aastal muutus nende suhe seksuaalseks. kuigi Wallis jäi ametlikult Ernesti abikaasaks kuni 1937. aastani. Printsi ja Wallise suhet pidasid kuninglik perekond ja Briti valitsus probleemseks kohe, kui selle üksikasjad avalikuks tulid 19. 30. aastatel. lahutus oli endiselt vastuoluline teema ja mõte, et troonipärija abielluks ameeriklannaga. ja veel sellisega, kes oli oma esimesest abikaasast lahutanud ja teises abielus abielu rikkumisega hakkama saanud. kui ta Edwardiga suhtesse sattus, peeti seda skandaalseks. seetõttu Briti salateenistused ja Metropolitani politsei avasid Wallise kohta toimiku 1935. aastal. Wallise ja Edwardi suhte ümber tekkinud poleemika jõudis haripunkti 1936. aastal, kui printsi isa, kuningas George V suri. Edward tõusis automaatselt troonile kui kuningas Edward VIII. tal oli täielik kavatsus abielluda Wallisiga, kes oli esitanud lahutuse Ernestist ja oli teada, et ta ütles tol ajal oma sõpradele ja tuttavatele, et saab peagi kuningannaks. valitsusel olid aga teised plaanid. konservatiivist peaminister Stanley Baldwin ja tema ministrid hakkasid kulisside taga manööverdama, et valmistada printsi nooremat venda Albertit ette troonile astumiseks, kui Edward tuleks kuningatroonilt eemaldada, juhul kui skandaal peaks plahvatama. ja just nii juhtuski. kui Edward andis selgelt mõista, et kavatseb Wallisega abiellumise plaani ellu viia, Baldwini valitsus andis selgelt mõista, et Briti ühiskond ei tolereeriks teda kuningannana. seega 11. detsembril 1936, vähem kui 11 kuud pärast tema troonile asumist, Edward loobus troonist ja tema järglaseks sai Albert, kes võttis kuninganna nimeks Jüri VI. pärast Edwardi troonist loobumist valitsus soovis, et endine kuningas ja tema tulevane abikaasa kaoksid Briti avalikust elust nii palju kui võimalik. seetõttu, kui tehti plaane, et nad kolivad Prantsusmaale, George VI ja Baldwini valitsus tegid kõik võimalikku, et seda hõlbustada. Edward ja Wallis pidid saama Windsori hertsogi ja hertsoginna tiitlid.
ja neile anti tohutu summa raha ning pidev pension, et nad saaksid välismaal mugavalt elada. Kui see oli paigas, endine monarh ja tema tulevane pruut abiellusid lõpuks 3. juunil 1937 Lõuna-Prantsusmaal, vahetult pärast seda, kui Wallis sai lõpuks oma lahutuse Ernestist. Vaastabiellunud elasid seejärel Pariisis. Võinuks arvata, et Windsori hertsugipaar asub elama Prantsusmaa pealinna ja püüab edaspidi vältida igasuguseid skandaale. Aga nii see ei olnud. Edward Wallise toitusel näis olevat otsustanud püüda endale luua uut rolli Briti kuninglike huvide mitteametliku saadikuna välismaal. Selle uute sidemete loomise püüdluse osana Edward ja Wallis otsustasid 1937 aasta sügisel minna välisreisile riiki, mis ei oleks saanud olla vastuolulisem. Nad külastasid Natsi-Saksamaad 1937 aasta suvel. Dr. Robert Ley, Saksa tööfrondi juht, oli kutsunud Edwardi ja Wallise Saksamaad külastama 1937 aasta varasügiseks. Windsorid oli pakkumise vastu võtnud ja uudise eesootavast visiidist edastati Briti valitsusele, kes polnud sugugi rahul selle viimase arenguga. Windsorid saabusid 11. oktoobril Berliini Friedrichstrasse rongijaama peaaegu 2 nädala pikkusele visiidile. Nende tegevused olid üldiselt üsna igapäevased, mis hõlmasid Saksamaa tehaste ja sotsiaalorganisatsioonide külastusi. Aga kogu selle aja jooksul neid kostitasid ja võõrustasid natsirežiimi juhtivad liikmed, sealhulgas Saksamaa välisminister Joachim von Ribbentrop, natside propagandaminister Josef Goebbels ja Hermann Göring, vastloodud Saksa õhujõudude juht ja Hitleri teine mees. Lõpuks, Wallis ja Edward lõpetasid oma 2 nädala pikkuse Saksamaa visiidi isikliku kohtumisega Adolf Hitleriga tema Alpide residentsis Berghofis, Saksamaa ja Austria lõunapiiril. On erinevaid kirjeldusi sellest, mida nende kohtumiste ajal räägiti ja mida Windsorite ning natside vahel planeeriti, kuid nagu me näeme, kogu visiit omandas järgnevate aastate sündmuste valguses palju pahaendelisema tähenduse. Wallis ja Edward naasid pärast Saksamaa visiiti Pariisi. Seel nägid nad pealt, kuidas Euroopa järgnevate kuude jooksul sõja poole kihutas, samal ajal kui nende uus sõber Adolf Hitler hakkas annekteerima mõningaid Saksamaa naaberriike. Austria liideti suurema Saksamaaga 1938 aasta märtsis. Aasta hiljem järgnes Tšehhoslovakkia. Kui natsid seejärel tungisid Poolasse 1939 aasta septembris, Suurbritannia ja Prantsusmaa otsustasid, et nad ei saa Hitlerile enam järeleandmisi teha ja kuulutasid Saksamaa sõja. Nii algas Teine maailmasõda. Wallis ja Edward jätkasid Pariisis elamist sõja puhkemisele järgnenud kuudel. Nemad, nagu paljud pariislased, oleksid uskunud, et nad on seal suhteliselt turvaline, eemal oodatava Prantsusmaale sissetungi rindejoontest riigi kirdeosas. Aga kui see sissetung tuli 1940 aasta varasuvel, see tõi natsidele kaasa hävitava sõjalise võidu ja Saksa tankidiviisid hakkasid Pariisile lähenema vaid mõne nädala jooksul pärast esmast sissetungi Prantsusmaale. Kui nad seda tegid, Wallis ja tema abikaasa põgenesid lõuna poole, ületades piiri Hispaaniasse ja liikudes peaaegu Portugali. Lissabonis toimus üks kõige vastuolulisemaid ja kummalisemaid sündmuste jadasid, mis puudutasid Wallist ja Edwardit. Esiteks, natsirežiim sepitses vandenõud, et proovida paar Hispaaniasse tagasi meelitada, kus nad püüaksid neid kinni pidada ja tuua nad Saksamaale, et kasutada neid läbirääkimiste pantvangidena Saksamaa konfliktis Suurbritanniaga. Edward ja Wallis ei olnud sellest plaanist teadlikud, mis igal juhul ebaõnnestus. Aga näis, et nemad ise kavandasid riigi reetmist Suurbritannia vastu. Lissabonis Wallis ja Edward elasid Ricardo Espirito Santo majas, Portugali pankuril, kellel olid ulatuslikud ärisidemed Saksamaal. Santot kahtlustati ulatuslikes kontaktides Hitleri ja natsidega. Seetõttu Briti luureteenistused olid tema kohta toimiku avanud. Pealegi, Edwardi ja Santo vaheline kirjavahetus järgmisel perioodil viitab sellele, et Edward võis kavandada võimalikku tagasipöördumist Briti troonile. Kuigi tõendid ei ole lõplikud, paljud on spekuleerinud, et Edward kasutas Santot vahendajana natside valitsusega suhtlemisel ning et olid olemas plaanid Edwardi taastamiseks Briti troonil, kui sakslased oleksid Suurbritanniat sõjas alistanud. Seega, võimalik, et Wallis ja tema abikaasa sepitsesid Teise maailmasõja ajal natsidega, eesmärgiga saada kuningaks ja kuningannaks
pool kümnendit pärast Edwardi häbiväärset troonist loobumist. me ei pruugi kunagi teada kogu tõde sellest, mida Wallis ja Edward kavatsesid 1940. aasta suvel Portugalis olles. Vaid mõned nädalad hiljem Briti valitsus korraldas neile laeva Lissabonist, et nad suunduksid Bahama saartele, kus Edwardile anti sõjaajaks kuberneri ametikoht. See oli kavalus, mis hoidis paari Suurbritanniast eemal. Nad veetsid ülejäänud teise maailmasõja siin, Ükskõik millised plaanid nad natsidega välja mõtlesid, varisesid need tolmuks, kui natsid hakkasid alates 1941. aasta talvest sõda kaotama. Wallis ja Edward jätkasid pärast teist maailmasõda oma elu kuninglike pagulastena Pariisis. Aastate jooksul ilmus jätkuvalt üksikuid tõendeid nende näilise lühiajalise liidu kohta natsidega ja kohtumised, mis nad pidasid režiimi juhtivate tegelastega 1937. aasta oktoobris, heitsid nende üle varju kogu ülejäänud elu jooksul. Sellegipoolest nad säilitasid omamoodi kuulsuse staatuse Pariisis ja 50. aastatel Ameerika Ühendriikides käies. Edwardi tervis halvenes 60. aastatel, suures osas tema eluaegse ahelsuitsetamise harjumuse ja perekondliku eelsoodumuse tõttu kopsuprobleemidele. Ta suri lõpuks 1972. aasta mais Pariisis 77-aastaselt. Tema surnukeha viidi tagasi Inglismaale kuninglikuks matuseks, kus Briti avalikkus avaldas üllatavalt palju leina monarhi üle, kes oli lühikest aega kuningas olnud 1936. aastal ja kelle elu oli muidu olnud ümbritsetud vastuoludega. Wallis jätkas Prantsusmaal elamist pärast Edwardi surma. Teda toetas rahaliselt tema lahkunud abikaasa vara ning Briti kuninganna Elizabeth II toetusraha. Tema enda tervis halvenes selleks ajaks ja 70. lõpus tal tekkis dementsus. 1984. aastast alates kaotas ta kõnevõime. Seega veetis ta oma viimased aastad kodunt lahkumata, vaimsete võimete halvenedes. Lõpuks Wallis suri Prantsusmaa pealinnas 24. aprillil 1986. aastal, olles 89-aastane. Tema matused toimusid Inglismaal Windsori lossi Püha George'i kabelis ning ta maeti Edwardi kõrvale Windsori lossi lähedale. Kui Hernán Cortés ja tema Hispaania konkistadoorid vallutasid Kesk-Ameerika asteekide impeeriumi aastatel 1519 kuni 1521, neid aitas väga palju üks kohalik naine. Malinali, kellest sai tuntud kui Malinsin või La Malinche, tegutses tõlgina, nõustaja ja vahendajana hispaanlaste jaoks. Tema nimi on saanud kahepalgelisuse ja oma rahva reetmise sümboliks. Aga kas ta oli reeturlikkuse kehastus või tegelikult hoopis oma olukorra ohver? La Malinche sündis Malinallina umbes aastal 1500 Nahuatli rahva seas, Yucatani poolsaarel, mis asub tänapäeva Lõuna-Mehhikos ja Guatemalas. Ta kasvas üles piiriäärses piirkonnas iidse Maiade impeeriumi ja uuema ekspansionistliku ning agressiivse Asteekide impeeriumi vahel, mille pealinn asus palju kaugemal põhjas, Tenochtitlanis, praeguse Mehhiko linna asukohas. Me teame tema varasest elust vähe, aga me teame, et kui ta oli 8 või 9 aastat vana, Malinalli tehti orjaks. Ei ole selge, kas ta rööviti sõjasalkade rünnaku ajal või müüs tema pere ta maha. Orjus oli Kesk-Ameerika piirkonnas enne kolonialismi väga levinud. Võib-olla vahetas tema pere ta mõnele ida pool elavale Maiade rahvale. See on sündmuste versioon, mida esitas Bernal Díaz de Castillo, Hispaania sõdur, kes saatis Hernán Cortési, kui ta vallutas Mehhiko ja kes hiljem kirjutas nende sündmuste ajaloo pealkirjaga Uue Hispaania vallutamise tõeline ajalugu 15. sajandi 60. aastatel. Ükskõik millistel asjaoludel ta orjastati. Me teame, et Malinalli vangistus viis väga olulise arenguni. Kuni selle hetkeni oma elus ta oli rääkinud asteekide nahua keelt. Nüüd leidis ta end elamas maiade seas, kes rääkisid Yucateegi maia keelt. Selle tulemusena Malinalli sai kakskeelseks. Sellel oleks tema hilisemas loos suur tähtsus. Teadmised Malinalli elust orjana maiade seas Yucatani poolsaarel järgmistel aastatel on üsna napid. Võimalik, et teda vahetati mitu korda ja ta elas erinevates kohtades.
teada on see, et ta oli endiselt ori ja ta oli oma varastes täiskasvanu aastates aastal 1518. kui saabusid esimesed Hispaania maadeavastajad, kes purjetasid välja Kariibi mere Hispaania kolooniatest, jõudsid Yucatani poolsaarele ja võtsid ühendust Kesk-Ameerika põliselanikega. See esimene kontakt viis kiiresti püsivama sekkumiseni piirkonnas. Järgmisel aastal 1519, Hispaania sõjaväeülem nimega Hernán Cortés juhtis ekspeditsiooni Hispaania kolooniast Kuuba saarel Yucatani poolsaarele. Kui ta jõudis Maiade territooriumil asuvasse Pontonchoni linna võimud, loodes eurooplasi lepidada, andsid Cortésile kingituseks 20 orja. Üks neist naistest oli ei keegi muu kui Malinalli. Malinallit koheldi alguses samamoodi nagu teisi orje. Nad ristiti kristlasteks ja neile anti Euroopa nimed. Cortés andis Malinalli seejärel ühele oma kõrgemal seisvale kaaslasele ja ilmselt ei mõelnud temast enam eriti. Kuid siis tehti üks avastus. Saadi teada, et lisaks sellele, et Malinalli oskas rääkida kohalike maiade Yucategi maia keelt, oskas ta rääkida ka asteekide põhja- ja läänepoolset nahuatli keelt. Cortés oli tulnud Kesk-Ameerikasse kindla kavatsusega asteegid vallutada. Olles kuulnud nende impeeriumi rikkustest hispaanlastelt, kes olid eelmisel aastal Kesk-Ameerikasse saabunud. Seetõttu otsustati, et Malinalli võiks kasutada hispaanlastele tõlgina. Kuigi ta ei osanud hispaania keelt rääkida, üks Cortési kaasas olnud Hispaania preester oli kiiresti hakanud õppima Yucategi maia keelt, kasutades teadmisi, mis saadi 1518. aasta ekspeditsioonilt. Seega, pannes preestri ja Malinalli kokku, Cortés saaks suhelda nahua keelt kõnelevate inimestega, keda nad kohtaksid, kui nad liiguksid sisemaale Tenochtitlani poole. Seetõttu ta võttis Malinalli tagasi sellelt hispaanlaselt, kellele ta oli antud. Sellest hetkest alates ta oleks Cortési pidev kaaslane Kesk-Ameerikas. Ja teda kujutati alati tema lähedal, kõigis maalides või joonistustes, mis sündmusi hiljem kujutasid. Olles kindlustanud Yucatani poolsaare ranniku, Cortés ja tema järgijad liikusid järgnevatel kuudel sisemaale. Kui nad seda tegid, nad pidasid sõda mitme nahua linnaga ja külaga, aga teistega pidasid nad läbirääkimisi. Malinalli oli nendes läbirääkimistes võtmetähtsusega. Hispaannasi oli 1519. aastal suhteliselt vähe. Kui Cortés ja tema mehed tahtsid vallutada Tenochtitlani, nad vajasid liitlasi teiste Mehhiko piirkonna nahua keelt kõnelevate rahvaste seast. Naadsed peagi need liitlased Tlaxcalani ja Texcoco rahva hulgast, kes olid kibestunud asteekide võimu üle Kesk-Ameerikas. Eriti seetõttu, et nad pidid asteekidele inimohvreid andma, kes tapeti ohvritena religioossete festivalide ajal Tenochtitlanis. Kasutades Malinallit tõlgina, Cortés suutis need inimesed võita Hispaania poolele asteekide vastu. Samal ajal hakati Malinallit kutsuma Malintsiiniks. Tema nime nahua keelde kohandatud versioon. See lisas tema nimele kuningliku aunimetuse ja kohalikud, kellega nad kohtusid, arvasid, et ta on aadlik. Tal oli märkimisväärne tähtsus Hernán Cortése saatjaskonnas. Hispaanlased hispaniseerisid tema nime Malintsinist Malincheks ja lisasid ette la, et teda daamina kutsuda. Selline oli hispaanlaste austus tema vastu. Lõpuks Hispaania ekspeditsioon jõudis Tenochtitlani 1519. aasta novembris. Seal kohtusid nad asteekide keisri Montezuma teisega, kes rääkis Cortésega, kus La Malinche tegutses tõlgina. Montezuma tervitas neid linna saabudes ja nõustus andma neile eluruumid Tenochtitlani keskosas. Levinud uskumused, et asteegid kummardasid hispaanlasi kui mingisuguseid valgeid jumalaid, kellel olid metallist soomused ja tulirelvad, on liialdatud. Kindlasti, nende tehnoloogiline üleolek avaldas kindlasti asteekidele muljet, aga Montezuma ei olnud aukartusest rabatud. Tõenäolisem on, et ta soovis hispaanlastega kaubelda ja hakata nende relvi omandama. Ühe legendi kohaselt, kui Montezuma kuulis Cortési kirjeldust, Montezuma ütles, ta on ilmunud, ta on tagasi tulnud. Ta tuleb siia oma trooni ja baldahiini juurde. Sest just seda ta ütles, et teeb, kui ta lahkus.
mõnede sõnul hispaanlased olid ammu kadunud asteekide jumalused ja juhuste kokkulangemise tõttu mõned väitsid, et Montezuma uskus isegi, et võib-olla oli Cortés asteekide jumal. Quetzalcoatl, kes oli lubanud ühel päeval tagasi tulla, et oma kuningriik tagasi nõuda. Quetzalcoatl, sulgedega madu, teda peeti loomisjumalaks, kes oli välja aetud ja kadus üle mere ida poole Veracruzi lähedale, kuhu Cortés oli maabunud. Samuti legendid rääkisid, et Quetzalcoatl oli heleda nahaga, habemiga ja oli inimohvrite vastu, täpselt nagu Cortés. Siiski, kõige häirivam kokkusattumus oli see, et aasta, mil Quetzalcoatl pidi naasma, et tuua asteekide impeeriumile rahu, oli 1519. See oli sama aasta, mil Cortés saabus. Hispaanlased viibisid Tenochtitlanis üle poole aasta asteekide külalistena. Kuid suhted muutusid üha pingelisemaks, mitte vähemal määral ka hispaanlaste hukkamõistu tõttu mõnede asteekide, usuliste ja sotsiaalsete tavade suhtes. Asjad läksid üle keema 1520. aasta varasuvel, kui Hernán Cortés sai teada, et osa tema rannikul olnud vägedest oli rünnatud. Võib-olla olid asteegid selles süüdi. Need sündmused kulmineerusid 1520. aasta 30. juuni ööl, mis on saanud tuntuks kui La Noche Triste ehk kurb öö. Mõned lood räägivad, et asteekide rahvas, kes olid väsinud Moctezuma hispaanlastele järeleandmiste tegemisest, ründasid keisrit ja loopisid ta kividega surnuks. Siiski on samuti võimalik, et Cortés tappis keisri. Mis iganes täpsed asjaolud ka olid, õhkkond Tenochtitlanis muutus nüüd vaenulikuks. Asteegid ründasid hispaanlasi ja kogu öö jooksul. Hispaanlased pidid end linnast välja võitlema, kaotades teel palju oma mehi ja kaaslasi. Jällegi, La Malinche võis olla nende sündmuste jaoks võtmetähtsusega, sest ta suutis tuua Cortésile sõnumi, et asteegid valmistuvad hispaanlasi ründama. Pärast La Noche Triste sündmusi hispaanlased alustasid asteekidega täiemahulist sõda. Cortés ja tema järgijad veetsid kuid, kogudes oma Nahua liitlasi Kesk-Ameerikas, enne kui järgmisel aastal Tenochtitlani naasid. Kui nad tagasi jõudsid, nad naasid asteekide linna, mis oli tugevalt nõrgestatud rõugete pandeemia tõttu, mille hispaanlased olid linna toonud. Asteegidel puudus selle Euroopa haiguse vastu immuunsus ja see laastas linna elanikkonda. Seetõttu 1521. aasta suvel Cortés ja tema põlisrahvastest liitlased suutsid linna vallutada, tuues lõpu asteekide impeeriumile. Järgnenud aastatel Hispaania impeerium laienes, et kontrollida kogu Kesk-Ameerikat. La Malinche oli olnud keskne oma rahva vallutamisel. Cortés väitis kord, et Jumala järel. Ei olnud keegi tema jaoks Mehhiko vallutamisel olulisem kui tema. Ometi, tema lugu ei lõpe sellega. Kui asteekide vallutamine oli lõpule viidud, ta elas veel mõnda aega koos Cortésega. Aastal 1522 ta sünnitas talle poja nimega Martin. Sel põhjusel temast on saanud mestiitside rassi emana tuntud. Mestiitsid on segarassilised inimesed, kes tekkisid Ladina-Ameerikas järgnevatel aastakümnetel põliselanike ja hispaanlaste omavaheliste abielude kaudu. Siiski, La Malinche ei abiellunud Cortésiga. Ta oli juba abiellus ja kui tema naine saabus Mehhikosse aastal 1522, ta otsustas, et La Malinche peab tema majapidamisest lahkuma. Seetõttu sel aastal ta abiellus Juan Jaramilloga, ühe Cortési kapteniga. See liit tegi La Malinchest vaba Hispaania aadlinaise. Seejärel sünnitas ta Jaramillole lapse, tütre aastal 1526. Tema lastest said lõpuks osa Mehhiko ja Hispaania aadlist. Aga tema ise ei jõudnud seda kunagi näha. Aastal 1529 La Malinche, nagu paljud teised Kesk-Ameerika põliselanikud, sattus rõugete ohvriks. Ta oli tol ajal võib-olla umbes 29-aastane. On palju vaidlusi selle üle, kuidas La Malinchet tuleks mäletada. Tema nimi ise on muutunud reetmise sünonüümiks. Kesk-Ameerikas ja eriti Mehhikos Malinchist ta viitab reeturlikule kaasmaalasele. Lõppude lõpuks see oli naine, kes aitas hispaanlastel vallutada ja hävitada oma kodumaa tsivilisatsiooni. Ja siiski võib olla, teda ei tohiks pidada vastutavaks sündmuste eest, millest osales.
vaid ta oli tegelikult olukorra ohver. Lõppude lõpuks ta sattus hispaanlastega kokku esmakordselt selle tõttu, et ta oli lapsena orjastatud. Tema roll tõlgina polnud midagi, mida ta oleks ise planeerinud. Ja on täiesti võimalik, et ta sunniti seda tegema, kui Cortés ja tema järgijad said teada, et ta võib neile kasulik olla suhtlemisel nahua keelt kõnelevate inimestega. Igal juhul, isegi kui ta oli Cortese ja tema Hispaania konkistadooride vabatahtlik liitlane, võib-olla ei peaks me teda selle eest liiga karmilt hindama. Lõppude lõpuks, kõik mida ta tegi, oli aidata kedagi võitluses selle ühiskonna vastu, mis oli ta algusest peale orjastanud. Me ei pruugi kunagi teada, mida ta tegelikult oma olukorrast arvas. Aga pole võimalik eitada, et La Malinche oli võtmefiguur Azteekide impeeriumi hävitamises ja Kesk-Ameerika muutmises 16. sajandil. 2 aastakümne jooksul, aastatel 1788 kuni 1808, Maria Luisa Palmast oli Hispaania kuninga abikaasa. Siiski, tema elu jooksul levisid rasked süüdistused, alates pidevast truudusetusest kuni vaenlaste mürgitamiseni. Kas mõni neist kuulujuttudest ka tõele vastas, on tänaseni vaidluste allikaks. Aga igal juhul oli ta oma riigis äärmiselt ebapopulaarne. Liitu minuga, kui uurime tema elu. Maria Luisa Palma sündis 9. detsembril 1751 aastal Põhja-Itaalias, Palma linnas. Selegial Itaalia oli jagatud arvukateks väikesteks riikideks ja aastal 1748 Palma hertsogiriik oli antud Borbonide kuninglikule dünastiale. See õhtus tänu Aacheni rahulepingule, mis lõpetas Austria pärilussõja. Erinevad Bourbonide harud valitsesid Prantsusmaad ja Hispaaniat ja otsustati, et Maria Luisa isa Felipe, Hispaania kuninga Felipe V teine poeg, saab hertsogkonna. Seega, Maria sündis Itaalia linnas veidi üle 2 aasta pärast seda, kui tema isa oli sinna saabunud Palma hertsogina. Maria Luisa ema oli Louise Elisabeth, Prantsusmaa kuninga Louis XV vanim tütar. Ta oli Felipega lähedases suguluses, kellega ta abiellus 1739 aastal, jätkates traditsiooni, kus Euroopa kuningaperede seas abielluti lähisugulastega. Temal ja Felipel oli 3 last, kes elasid täiskasvanu eani. Isabella sündis aastal 1741, mitte kaua pärast nende abiellumist. 10 aastat hiljem, 1751 aasta jaanuaris, sündis poiss nimega Ferdinand. Vaid mõned nädalad hiljem Louise Elisabeth jäi rasedaks ja nii sündis 11 kuud hiljem Maria Luisa. 3 last ja nende vanemad elasid Palma linnas asuvas Colonna hertsogilossis, kaunis hoone, mis oli mõni aastakümme varem muljetavaldavast keskaegsest ehitisest ümber ehitatud ja laiendatud 18. sajandi paleeks. Maria Luisa ja tema 2 õde-venda olevat saanud hariduse Etienne Bonnard de Condillaci käe all. Tuntud Prantsuse valgustusajastu teadlane, kuid selle kinnitamiseks puuduvad tõendid. No, on teada, et Condillac saabus Palmasele aastal 1768 ja selleks ajaks Maria Luisa oli juba Itaaliast lahkunud. Enne seda oli perekond kogenud tragöödiat, kui Maria Luisa ema suri 1759. aastal ja sellele järgnes tema õde Isabella surm 1763. aastal. Mõlemad surid rõugetesse. See oli varaosaegse Euroopa kõige surmavam haigus. Kui Maria Luisa ema suri aastal 1759. Oli juba tõsiselt mõeldud sellele, kellega ta abiellub ning Prantsusmaal peeti võimalikuks kosilaseks Louis, Burgundia hertsogit. Siiski, ta suri tuberkuloosi aastal 1761, kui ta oli vaid 9-aastane. Seejärel abiellus ta prints Charlesiga, Hispaania kuningas Carlos III poja ja troonipärijaga tehti ettepanek. Järgnesid läbirääkimised ja 4. septembril aastal 1765 abielu pühitseti La Granja Palais Segovia lähedal, Madridist põhja pool. Maria Luisa oli vaid 13-aastane, samal ajal kui Carlos oli 16-aastane ja nad olid omavahel esimesed nõud. Abielu oli Maria Luisa jaoks esimestel aastatel keeruline. Charlesi ema Maria Amelia oli surnud mõned aastad varem ja kuna Charles oli Hispaania troonipärija, sai Maria Luisa Hispaania õukonna esileidiks. Mitmed tema sugulased aga ei sallinud teda.
suures osas tema unetatavaga mandava suhtumise tõttu oma abikaasasse. Mõjutatav noormees, kes ei kujunenud kunagi tugevaks troonipärijaks ega valitsejaks. Maria Luisa abielust ei sündinud mitu aastat lapsi ja kui lõpuks sündisid, seda varjutasid raseduse katkemised ja mitme tema ning Charlesi laste surm. See polnud sugugi haruldane areng. Imikute ja laste suremus oli varauusajal äärmiselt kõrge. 30–35% lastest suri enne 10. eluaastat. Peale selle imikute ja laste suremus oli eriti kõrge mõnede Euroopa kuninglike suguvõsade seas, mis oli tiheda omavahelise abiellumise tulemus kuninglike suguvõsade vahel. Näiteks Briti kuninganna Anna oli 17. sajandi lõpus olnud 14 korda rase ja kaotanud kõik oma lapsed kas raseduse katkemise, imikuea või lapsepõlve surma tõttu. Maria Luisa oli veidi paremas olukorras kui Anna. Arvatakse, et ta koges 24 erinevat rasedust. 10 neist lõppesid raseduse katkemisega, aga 14 jõudsid täisajani. 14 lapsest, kelle ta sünnitas, 7 neist jõudsid täiskasvanu ikka. 17 surid imikueas või lapsepõlves. Ja selle tõttu hakkasid Hispaania õukonnas levima kuulujutud, et Maria Luisa oli neetud. Tema ja Carlos esmasündinu, poiss nimega Carlos Clemente, sündinud 1771. aasta septembris, suri 1774. aasta märtsis. Tütar, kes sai ema järgi nimeks Maria Luisa, suri 4,5-aastaselt 1782. aasta suvel. Kaksikud nimega Charles ja Philip või Carlos ja Felipe, kui kasutada nende nimede hispaaniakeelseid versioone, sündisid septembris aastal 1783. Aga nad olid sünnist saati haiglased ja mõlemad surid teineteisest 3,5 nädala vahega aastal 1784. 7 last, kes elasid täiskasvanu eani, olid Carlota, sündinud 1775 aastal, Maria Amelia, sündinud 1779 aastal, Maria Luisa, sündinud 1782 aastal, Ferdinand, sündinud 1784 aastal, Carlos, sündinud 1788 aastal, Maria Isabel, sündinud 1789 aastal ja Francisco, sündinud 1794 aastal. Mitmest neist said erinevate Euroopa riikide kuningad ja kuningannad. Huvitaval kombel arvatakse, et Maria Luisa koges raseduse katkemist veel nii hilja kui 1799 aastal. Selleks ajaks oli ta juba 40. lõpus ja temalt oleks võinud oodata, et ta on juba menopausi järgses eas. Selleks ajaks oli tema piinarikas sünnituslugu oma jälje jätnud. Kuigi teda peeti 1770. aastatel, kui ta oli 20. atraktiivseks naiseks, 1780. aastateks. Maria Luisa oli enneaegselt vananenud. Paljud märkasid, et tema nahk oli 30. eluaastates olles kollaka ikterilise varjundiga. See oli võib-olla tingitud tema näiliselt lõpututest rasedustest ja arvukatest raseduse katkemistest. Maria Luisa äi, kuningas Karl III, suri 1788. aasta talvel ja tema abikaasast sai kuningas Karl IV. Ta valitses järgmised 20 aastat. Maria Luisa sai samaaegselt kuningannaks. Varsti saadi aru, et Maria Luisa on trooni taga oluline tegelane. Tema abikaasa ei olnud tugev valitseja ja tema naine surus talle oma tahet peale. Näiteks, ta osales esimesel kohtumisel riigi vanemnõunikega aastal 1788 ja andis selgelt mõista, et kavatseb riigi valitsemises rolli mängida. Midagi, mis jätkus kogu valitsemisaja jooksul. Karl oli sellega rahul ja lubas sellel juhtuda, sest tema kired oli peamiselt jahipidamine ja muud aristokraatia vabaaja harrastused. Tema omalt poolt Maria Luisa mängis palju suuremat rolli riigi asjades ja eriti hariduse ning kultuuri edendamisel Hispaanias. Samuti ta oli Francisco koja peamine patroon, kes sai 1790-ndatel ametlikuks õukonna maalijaks. Maria Luisa elu jooksul õukonnas kinniste uste taga sosistati lõputult süüdistusi, et oli korduvalt ruudusetu, pidades arvukalt eri armukesi. Üks konkreetne kuulujutt väitis, et tal oli suhe Manuel de Godoyga. Noormees, kes 1790-ndatel tõusis Hispaania peaministriks riigisekretärina. Tema noorus, kiire tõus võimule ja kuninganna soosing koos tema lähedase suhtega kuningannaga tekitasid tugevaid kahtlusi, et nende kahe vahel kestis aastaid armusuhe.
pealegi Maria Luisa toetus emotsionaalselt Godoyle keerulistel aegadel, näiteks siis, kui ta kaotas oma lapsed ja kui menopaus põhjustas tal depressiooni. Levisid ka kuulujutud, et Godoy oli mitme tema lapse bioloogiline isa. Ja kuninganna Pihtija kirjutas oma testamendis, et mitte ükski tema poegadest ega tütardest, mitte ükski neist polnud seaduslikust abielust sündinud. Kuigi paljud ajaloolased arvavad, et see suhe oli tõenäoliselt olemas, tegelikult on meil väga vähe konkreetseid tõendeid, mis seda kinnitaksid. Need süüdistused näivad olevat nii levinud just tänu Godoy rivaalide kadedusele võimu pärast ning seetõttu, et kuninganna ületas piirid, mis olid naistele seatud meeskeskses maailmas. Pahatahtlikud kuulujutud laienesid ka Maria Luisa suhetele mitmete teiste kõrgete naisaristokraatidega Hispaania õukonnas. Näiteks kahtlustati, et ta oli mürgitanud Maria Cayetana de Silva, 13. Alba hertsoginna. Alba hertsoginna oli abiellunud Villafuente markiisiga ja kahe silmapaistva Hispaania aadlisuguvosa liit oli muutnud nad Hispaania kuningakojas väga mõjukaks, olles tähtsuselt teisel kohal vaid kuningliku perekonna ja Osuna maja järel. Maria Luisat peeti seetõttu nii Alba hertsoginna kui ka Osuna rivaaliks. Seega, kui Alba hertsoginna suri ootamatult 18 aasta suvel, vaid 40-aastaselt, tema surma peeti kahtlaseks ning levisid süüdistused, et kuninganna oli korraldanud oma rivaali mürgitamise. Need süüdistused olid täiesti alusetud ning peaaegu kõik ajaloolased on nõus, et Alba suri tuberkuloosi, mida raskendas tugev palavik. Sellegipoolest see polnud ainus naine, keda Maria Luisa olevat mürgitanud. Aastal 1802 abiellus tema poeg prints Ferdinand Napoli ja Sitsiilia Maria Antoniaga. Maria Luisa ei sallinud oma miniat. Ta kirjutas kord Manuel Godoyle. Mida me peaksime tegema mu miniaga, selle kuratliku maoga ja mu pojaga, selle argpüksliku krantsiga? Vaen nende kahe vahel ja asjaolu, et oli vaid 21-aastane, viisid süüdistusteni, et ta mürgitati. Kuid selle toetuseks puuduvad tõendid ning Maria Antonia suri tegelikult tuberkuloosi. 18. sajandateks olid Hispaania võimukandjatel palju tõsisemad mured kui kuninga abikaasa oletatavad truudusetused või väljamõeldud lugu võimalikust mürgitamisest. Lääne-Euroopas oli esile kerkinud palju reaalsem ja käegakatsutavam oht. Aastal 1789 oli alanud Prantsuse revolutsioon, mis viis lõpuks 1790-ndate alguses Prantsusmaa kuninga Louis XVI troonilt kõrvaldamise ja hukkamiseni. Maria Luisa nõbu. Järgnenud Prantsuse revolutsioonisõdades kuningas Carlos ja tema valitsus olid mõistetavalt liitunud Prantsuse vastase koalitsiooniga koos Suurbritannia ja Austriaga prantslaste vastu. Kuid kui prantslased hakkasid 1794 aastal oma vaenlaste üle ülekaalu saavutama, Charles, Maria, Luisa, Godoy ja teised Madridis võimul olnud isikud üllatuslikult muutsid kurssi. Sõlmiti liit uue Prantsuse vabariigiga. See liit muutis Hispaania Prantsusmaa tähtsaimaks liitlaseks Euroopa suurriikide seas. Prantsuse ja Hispaania liit oli alati ebavõrdne. 18. sajandi lõpuks oli Hispaania Euroopas teise järgu suurriik ja Prantsusmaa tõusis vabariigi ajal mandri domineerivaks suurriigiks. Kuid see muutus veelgi teravamaks alates 1804. aastast, kui Napoleon Bonaparte sai prantslaste keisriks. 1807 aastal Maria Luisa, Carlos ja Godoy üritasid Prantsuse laienemist ära kasutada, nõustudes Fontainebleau lepinguga, mis võimaldaks Hispaanial tõhusalt Portugali tungida ja selle annekteerida. Riik, mis oli tihedalt liitunud Prantsusmaa peamise vaenlasega, Suurbritanniaga. Sellele järgnes Prantsusmaa tugev sekkumine Hispaania asjadesse, mis kulmineerus lõpuks Charlesi troonilt kõrvaldamisega ning lühikese ajaga, mil Charles ja Maria Luisa, vanim poeg Ferdinand, sai kuningaks. Isik, kes oli aastate jooksul muutunud üha vastuseisvamaks oma nõrga tahtega isale. Maria Luisa ja Charles pöördusid selle uue korranduse pärast Napoleoni poole, kuid nende protestidel oli veelgi halvem tulemus, kui Napoleon otsustas Hispaania kuningliku perekonna üldse kõrvale jätta. 1808. aasta suvel ta määras oma venna Josep Bonaparte'i Hispaania uueks kuningaks. Sellega
Maria Luisa aeg võimukeskmes Madridis sai läbi. Siiski oli uus korraldus Napoleoni jaoks katastroof. Hispaanias puhkes pikaajaline sissisõda. See neelas endasse nii palju Prantsuse ressursse 1800-ndate lõpus ja 1810-ndate alguses, et sellest sai tuntud kui Hispaania haavand. Kui Charles loobus troonist ja seejärel Ferdinand tagandati Joosepi kasuks. Aastal 1808 Maria Luisa, tema abikaasa ja Godoy lahkusid Hispaaniast ning veetsid suure osa 1800-ndate lõpust ja 1810-ndate algusest, praktiliselt vangidena Prantsusmaal. Nad elasid meeldivates tingimustes Aix-en-Provence'is ja Marseille's, kuid samal ajal olid nad teatud liiki poliitilise kinnipidamise all, et takistada neil Hispaaniasse naastes muutumast poliitilise rahulolematuse allikaks. Aastal 1812 lubati endisel kuningal ja kuningannal ning nende järgijatel Itaaliasse kolida, kus nad elasid mõnda aega Roomas paavstivõimu eestkostel. Selleks ajaks arenesid sündmused kiiresti ja kui Napoleoni impeerium 18-ndate aastate keskpaigas kokku varises pärast katastroofilist sõjalist sissetungi Venemaale, Ferdinand tuli tagasi Hispaaniasse ja sai seal trooni tagasi. Ta keelas oma vanematel Madridi naasta. Seega, Maria Luisa ja tema abikaasa veetsid oma ülejäänud aastad Roomas elades. See polnud sugugi ebameeldiv pensionipõlv. See möödus paavstivõimu lähedase usaldusalusena ning väärtusliku kunstikogu kogudes. Ta suri igaveses linnas 2. jaanuaril 1819, olles 67-aastane. Charles suri vaid 2,5 nädalat hiljem. Godoy samal ajal elas veel üle 3 aastakümne. Maria Luisa oli nimetanud ta oma testamendis peamiseks kasusaajaks. Ja Karl oli pärast tema surma kiiresti palunud tal nende eksiilõukonnast lahkuda. Võib-olla olid kuulujutud siiski tõesed. Me ei pruugi kunagi kindlalt teada saada. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda ajalooliste naiste kohta tehtud video kokkuvõtet. Loodan, et see pakkus teile huvi. Andke mulle kommentaarides teada, mida te nende elude kohta arvasite. Ja kui teil on ettepanekuid, siis andke neist samuti kommentaarides teada. Loodan, et kõik teist on juba tellinud minu kanali ja lülitanud märguanded sisse, et saada kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Ja sellega on minu poolt kõik, nii et näeme teid kõiki järgmises Unustatud Erus. Aitäh!